Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Täismäng on Võrus Lõuna-Eesti rallil ja reede õhtu sõidetud on 4 esimest kiiruskatset ja loomulikult rallit juhib ainsa WRC autoga siis stardis olev Elfin Evans, MM-sarja üldliider, kes kasutab seda rallit siis nii-öelda testimiseks. Aga meie tähelepanu on koondatud siis Eesti sõitjatele ja 3 Eesti meest, kes plaanivad minna ka Rally Estonia starti, on siin kohal. Ja 4 esimese kiiruskatse järel on neist kõige kiirem Karl-Martin Volver, kes püüab ühtlasi ka Eesti meistrivõistluse kõrget kohta. 4,7 sekundiga kaotab talle Joosep Ralf Nõgene ja 9 sekundiga vanameister Egon Kaur. Karl-Martin Volver Eesti meestest liider 4 kiiruskatse järel. Võib öelda, et oled rahul? Jah, suures pildis võime öelda, et oleme rahul. Et eks me kindlasti oleme hetkel nagu sellise enda jaoks nagu targa sõidu ja sellise mitte kindlasti ei pushi praegu, et otsime need auto mõttes seadet, et esimese katse oli üllatavalt libe, et nii libedad nagu ei osanud oodatagi kohe esimese katselt. Ja eks sellised asjad nagu olid natuke üllatavad, et nüüd teiseks läbimiseks saime seada natukene paremaks. Aga seal olid endal natuke sellised ebakindlad kohad natukene, kus oli nagu selline, ei olnud nagu endal nii hea tunne ja võib-olla üks kurl läks natuke siis kõrvust mööda, et see ma olin nagu seal korraks seifim, et need asjad nagu olid seal eelmisel krusakatsel nüüd. Aga suures pildis ma arvan, et tunne on hea ja jah, et eks see kitsam rehv natuke see kiirem osa peal on ikkagi see, et jah, kiiretes kurvidest ta nii hästi ei pea, et sellepärast me kaotame ilmselt seda tagaotsa pidamist, et see meil täna on hetke nagu selline probleemi koht, mitte otseselt probleemi koht, aga selline koht, kus me peame tööd tegema. Aga ei, selles suhtes auto on üldiselt täitsa okeilt seates ja eks see pinnas ongi siin natuke libedam kui kuskil mujal, et kuna meil Lõuna-Eestis on nüüd selline äkki, jah, ongi esimene kord üldse nelikpealise autoga ja üldse viimane kord, kui ma siin just äkki suvel sõitsin, oli 2017 aasta äkki, kui ma eksi, ja ühe kord talvel, et ma ei olegi siin nagu varem sõitnud. Et eks see kogemus ka kindlasti ja pinnase mõttes, et ja homme on ees ootamas ka ägedad katsed, mis on selliste trikikohtadega. Lähme samamoodi targa sõiduga ja võtame esimese läbimise sellise mõistlikult, et need kohad läbi sõita ja vaadata, kuidas ta siis käitub, kuidas auto käitub ja kuidas need kohad iskavad ja kuidas need kohad seovad oma vahel, et seda kogemust meil siit on hea kaasalt Rally Estoniaks, et eks meil see kogu eesmärk selle nime nagu käib ka. No kumb on homme olulisem, kas Eesti meestest või ütleme mitte WRC autodest liidrikoha hoidmine või ikkagi Rally Estoniaks valmistumine ja võib-olla erinevate variantide proovimine? Meie jaoks kindlasti on Rally Estonia põhieesmärk, et me siin ralli kindlasti nagu sellist full focus nagu selline võidusõit nagu otseselt nagu ei ole, et eks ikka tuled võistlustele selle mõttega, et siin hästi esineda, et see on kindlasti nagu eesmärk või nagu siis millega igaüks nagu tuleb, aga meie põhieesmärk on ikkagi autot testida ja homme hakkame katsetama erinevaid seadeid, et eks vaatame, kuidas need nagu töötavad ja lihtsalt ongi seda, et auto kohta know-how'd saada, et mis nagu mulle sobib ja mis mitte, et kindlasti homme hakkame neid asju jälle proovima. No see väike apsakas, mis poritiiva küljes ka tükki ära aukas, oli siuke hea hoiatus ka, et peab rahulikult võtma, sest et autot on 2 nädala pärast vaja. Ja, just kindlasti, et eks ta oli selline, kuidas ma ütlen, eks need postid ja antikatid on täpselt siukse mõnus apeksi koha peal, kus tegelikult tahaks täpselt nagu ratta sisse panna, aga jah, eks ta täpselt kurr natuke nagu jooksis niimoodi välja, et kui oleks natuke sellise tagasi põiki teinud, siis jah, poleks see nii hästi nagu välja tulnud see kurv, et siis lihtsalt tuli see ripsakas sinna selle antikati vastu, et eks see tuli sealt, aga jah, et eks võib-olla sütike siis järeldus sellest, et natuke varase peale keeratud. Okei, edu. Ja, aitäh. Nii rääkis siis Karl-Martin Volver esimestest kiiruskatsetest ja nagu aru saite, kuigi ta on Eesti meestest kõige kiirem, siis käib kogu töö Rally Estoniaks valmistumise nimel. Ja nüüd järgmisena siis Joosep Ralf Nõgene. Joosep Ralf Nõgene, Lõuna-Eesti ralli 4 esimest kiiruskatset sõidetud. Eesti meestest teisel kohal 4,7 sekundit kaotad Volverile. Kuidas sa need esimesed katsed kokku võtad? Ma arvan, tegelikult on suht positiivne, et tegelikult me ei teinud ju testi enne rallit ja sõidame Hankugiga ja põhimõtteliselt esimene katse oligi esimene kord, kui gaasi sai panna peale Jyväskylalt, et pigem oli nagu kergendus ESA katse lõpus, ma arvan, et Volveriga
enam-vähem tempos olime, et ainult mingi 3 sekki kaotasime, ja pärast seda juba oli tunnetus käes ja siis sai nagu võidu sõita. No homme muidugi põhiralli plaanid ikkagi minna Volverit ründama. No ütleme, eks meil prioriteet on ju testida, aga ma arvan, see võidusõit käib siin nagu asjaga kaasas, et kui sul autoga saad nagu niivõrd hea enesetunde, siis ma arvan, see peegeldub ka kohe aegades, et ega meie selles mõttes kindlasti poole gaasiga ei sõida. Aga edu! Aitäh! Joosep Praet Nõgene siis, kuigi ta on teisel kohal ja kaotab Volverile, oli ka oma sõiduga rahul ja täidab siin omi eesmärke ja kolmanda mehena tuleb siis vanameister Egon Kaur. Egon Kaur, Lõuna-Eesti Ralli 4 kiiruskatset sõidetud, Eesti meestest 3. kaotad Karl-Martin Volverile praegu 9 sekundiga. Kas oled enda esimeste katsetega rahul? Jah, täpselt nii nagu oleme plaaninud, et meil oli test jube lühikeseks, et me saime ainult 30 kilomeetrit alla teha, et esimene tutvus on selle autoga nagu väga üürike olnud, et siis ongi selle ralli eesmärk samamoodi, me proovime siin erinevaid lahendusi, iga service proovime mingid seadestuse muudatused läbi ja siis proovime ralli lõpuks saada mingid suunad ka juba järgmiseks testiks, et enne Rally Estoniat on ka üks testplaanis. Kas jõudsid juba täna ka, peale teist kiiruskatset oli servis, jõudsid erinevaid variante proovida või jääb nüüd homseks, kui on rohkem kiiruskatseid, siis see põhiproovimine? Ei, me ikka kasutame iga servist ära, et iga servist teeme mingi muudatused rohkem nagu enda jaoks infot saada, täna tegime samamoodi ja homme hommikul ka. No sa pole ammu sellise, võib öelda nagu hea autoga sõitnud, et kas hakkab nagu siuke mõnus tunne sisse ka tulema nüüd, kui on mingi 20 pluss kilomeetrit sõidetud? Jaa, eks ta ikka sammhaaval tuleb, et Toyota on kindlasti erinev kui nüüd eelmised autod kõik, et tal on jälle selline oma nüansid ja oma omapära, et proovime kõik need nüansid endale selgeks saada ja siis Rally Estoniaks sellega maksimaalselt valmistuda. Selge, edu! Aitäh! Need olid siis 3 Eesti mehe mõtted Lõuna-Eesti Ralli esimesest päevast, kui sõideti 2 kiiruskatset metsas, mis olid korralikult 10-kilomeetrised ja 2 sihukest naljakatset siin linna vahel 600-700 meetri pikkused. Tõsiseks ralliks läheb laupäeval ja siis juba näeme, kes nendest 3 mehest või hoopis äkki keegi teine, kedest me praegu ei rääkinudki, hüppab esile.